Mina usun siiralt, et tervis on inimese kallim vara. Ja mulle meeldib mõte, et sa oled see, mida sa sööd. Ja ma tean seda, et tervislik toitumine on väga oluline faktor hea tervise säilimisel. Samuti tean ma seda, et nii Eestis kui ka mujal maailmas on tervisliku toitumisega päris palju probleeme. Ja see on see, mida mina tahaksin muuta. Olen ka ise läbi käinud nüüdseks üpris pika kaalulangetusteekonna ning usun, et enda kogemusega on mul parem mõista neid inimesi, kes on samal teel ning toitumisnõustajaks õppides ja saades uusi teadmisi ja praktilisi oskusi on mul võimalik kõiki neid inimesi paremini aidata. Rahvatervise Akadeemia valisin ma seetõttu, et kui ma hakkasin otsima endale õppimiseks sobivaid variante, siis kooli koduleht kohe sümpatiseeris mulle. Eelkõige just seetõttu, et ka kooli missioon luua tervemat Eestit kattus minu eesmärgiga ja samuti kõikide koolitajate nimed ja see muljetavaldav nimekiri oli see, mis tegi otsustamise küllaltki lihtsaks. Ja pean ütlema, et kuigi ma elan Tartumaal ja mul on ka lähemal õppimisvõimalusi, ma pole kordagi kahetsenud, et ma valisin just Rahvatervise Akadeemia. Kindlasti õppimise ajal on olnud hästi palju huvitavaid loenguid, ägedaid arutelusid, põnevaid koduseid töid, kuid kindlasti ilmselt jääb kõige ilmekamalt meelde erinevad loengud, kus on pidanud tegema palju rühmatöid, praktilisi ülesandeid, näiteks motiveeriv intervjueerimine. Kuid lisaks ka loengutele on kindlasti üks asi, mis meelde jääb, väga ägedad kohvipausid, kus saab inimestega loengus kuuldut arutada, läbi mõelda. Kuna ma hetkel töötan ühe tuntud toitumisspetsialistina, siis tegelikult olen ma siit saadud teadmisi saanud rakendada kohe algusest peale. Ja minu eesmärk ongi suunata võimalikult lihtsalt ja mugavalt võimalikult palju inimesi tervisliku toitumise teele. Ja kindlasti pärast kooli lõpetamist on mul plaanis ka personaalset nõustamist praktiseerida.